Tere kõigile! Minu nimi Priit Mauga Hewlett Packardist. HP-s juba tänaseks 9 aastat. Ühe sama koha peal, ühe sama ametiposti peal praktiliselt olnud, tegelenud siis raske tehnikaga, serveritega, storage'iga ja võrgupoolega. Ja mul on hea meel, et meid ADEA kutsus siia seminarile. ADEA on Põhjamaades vaieldamatult HP suurim partner, müügipartner. Ma sinust eile vaatasin neid numbreid, mis ADEA on HP-ga koostööd teinud, et need numbrid on päris ilusad ja ma siiralt loodan, et ka Eestis, Baltikumis müügikasv saab olema samavõrd jõuline, nagu ta on olnud teistes riikides. ADEA poole pealt põhiline kontakt, kes HP-l on ja kelle kaudu siis kes esimene kontakt võiks olla ADEA-s on Taavi, see tagapool, Taavi Havre. Kogu HP müük, ütleme niimoodi, et valdav enamus HP müügist käib kaupade puhul küll kõik, käib läbi partnerite ja seetõttu partneritel on äärmiselt suur roll meie igapäevases tegevuses. Tänases ettekandes, kuna just äsja hommikul ka Jaan tegi sellise toreda sissejuhatuse meile serverite poole pealt, ja meie teadsime, et see nüüd tuleb, siis ma sõnastasin ka meie tänase ettekande just serverite ja võrgu poole peale. Ja sellest tahakski täna rääkida. Võib-olla veidi laiemalt kogu HP-st ja innovatsioonist. Et HP Garage on selline kuulus asi, mille siis omal ajal Bill ja David, kus oma tegevust alustasid. Juba sel ajal nad koostasid sellised toredad, tegelikult need on 41. aastal siis tehtud reeglid. Need on natuke nüüd muudetud, aga põhimõtteliselt sisu jääb samaks, mulle kohutavalt need reeglid meeldivad. Me ei hakka neid käima praegu läbi ühekaupa siin, aga HP Garage'i reeglid, kui Google'isse sisse panna, siis tulevad need välja. See ei ole muide osa praegu corporate presentatsioonist, selle slaidi ma tegin ise, kuna mulle need meeldivad. Võtame just ükskõik millise selle termini, näiteks selle, et klient määrab selle, et kas töö on hästi tehtud või teha asju bürokraatia vabalt, et need on väga hästi siiamaani ka toimivad reeglid. Viimane nendest on leiuta või invent. Hommikusel sessioonil, avasessioonil oligi juttu ka lühidalt sellest, mida HP on kõik turule toonud. See nimekiri on hästi pikk ja sellega on HP raudselt muutnud maailma. Viimased 3 aastat tagasi umbes on võetud suund ühilduvusele ja on HP-l kasutusel termin converged infrastructure ehk siis tähendab seda, et kõik süsteemid peavad toimima ühtselt. Ehk siis siit juba edasi järgmised terminid ehk siis tarkvara poolt juhitav võrk ja tarkvara poolt juhitav storage, et need on kõik siis ühe selle suurema projekti osad. Kui me räägime nüüd projektidest või innovatsioonist HP-s, siis natuke serveritest läheb see kaugemale, aga on hetkel 3 sellist põhilist. On siis projekt Moonshot, mille esimene siis tootena asi tuli välja sel esmaspäeval, 8. aprillil, ehk siis Moonshoti serverid, esimene linnukene. Teine asi on suunatud ärikriitilisusele, sellele, et süsteemid oleksid alati töös. Ja see projekt on koos siis Red Hati, Microsofti, kes ka omavahel on suured rivaalid, on siis koostöös nendega, et teha siis andmekeskused ja ka ühendused võimalikult katkestuste vabaks. Ja kolmas projekt on Odyssey, sellest ka ma veidi räägin, mis on siis suunatud eeskätt kokkuhoiule, energia ja ressursside osas. Miks need projektid sellised kosmoseteemalised on? Et siin põhjus on väga lihtne, see põhjus on kõik need kosmoseprojektid on reeglina väga pikaajalised.
ehk siis nad kestavad aastaid. Sama on ka nende puhul, et kas või seesama Moonshot, millest härra Feldman hommikul rääkis või mainis, me vaatame seda ka lähemalt natuke täna. Aga need on pikaajalised projektid, need ei ole sellised ühekordsed kampaaniad. Happel on ka töörühm nimega, koondnimetus on nagu 2020, kes aeg-ajalt siis võtab ka meie konverentsidel sõna, kus siis vaadatakse pikemas perspektiivis 5-10-15 aasta perspektiivis, mis on lähiaegades tulemas. Ja nüüd mõne sõnaga nendest projektidest lähemalt, ehk siis 3 suunda. Esimene, et võimalikult palju vähendada käsitsi tööd. Ja juurde number, et mis see suurusjärgus maksab firmale. Teine on, kuivõrd palju annab raha kokku hoida sellega, et asju optimiseerida energiapõhiselt. Ja kõige suurem kulu muidugi, kui te vaatate, siis $10 miljonit tunnis. See kulu on see kulu, mis on meil tekkimata. Ehk siis mis saab siis, kui midagi juhtub. Ja kuidas neid kõiki kulusid klientide jaoks vähendada, see on siis suure strateegia osa. Ma jätsin sellise, alguses ma mõtlesin, ma tõlgin selle slaidi, aga loobusin sellest, et eesti keelest oleks läinud liiga magusaks. Aga vaieldamatult HP on tänasel päeval suurim tehnoloogiafirma maailmas ja meil on olemas, selle kohta on üks slaid veel, aga on olemas kogu portfell kliendi jaoks, ehk siis nii kasutaja pool, printerid, arvutid, tabletid. Värskemad tabletid võite näha ka seal HP standis praegu, mis töötab Windows 8-ga. Nii et see komponentide arv, mis HP-l on olemas, on kliendi jaoks täielik. No, siin on siis sama asi dubleerib, pluss veel siis on väga laialdaselt on siis laiendatud HP pool seda tarkvara osa. Siin on näiteks näha nüüd mõned ettevõtted, kes on viimasel ajal HP-ga liidetud. Näiteks on ArcSight turvalisuse poole pealt, Fortify, Tipping Point, Autonomy, väga tuntud ettevõte. Nii et see tegelikult see laienemine HP poolt on olnud väga jõuline, just ka tarkvara poole pealt eeskätt ja väga kiire. Nüüd, kui rääkida veel innovatsioonist, siis jällegi paar, kui teil need 3 niimoodi on jagatud, aga ma peatuksin nüüd 2 asjal. Esimene on see, et järjest rohkem meil nähakse, et tulevik on valgusel, ehk siis vase asjad meil kaovad järjest rohkem ära, rohkem tuleb kasutusele footoneid kasutuse arvutustes, andmeülekandes, ehk siis on võimalik energiakulu vähendada tuhandetes kordades ja loomulikult ka siis kiiruseid. Teine asi on siis tuua uusi tehnoloogiaid maailmale, nagu näiteks on siin Memristor, mis tuleb sõnast memory resistor, ehk siis see jällegi peaks muutma või parandama tänasel päeval meeletult kasvavalt andmemahtu ja selle salvestamise, otsimise, varundamise, see kiirust ja võimalus. Pluss veel, eks ole, juurde sinna keskele analüütika, kuidas nendest meeletust andmemahust saada siis kätte õiged andmed. Aga teema juurde. Innovatsioon serverites, mis oli välja lubatud, et kõigepealt see projekt Moonshot, mis nüüd siis esitleti. Riistvara mõttes, see on HP jaoks olnud väga suur töö. Riistvara mõttes ta on siis 4,3 muud serverikorpus, kus siis sees on, ühes korpuses on sees 45 serverit esimeses faasis. Moonshoti kodulehekülge vahetus nüüd aga 8. aprillil, aga enne seda oli just see sama slaidid, mida Jaan rääkis, ehk siis 1800 serverit, veel varem, veel rohkem. Et tegelikult see arv, kuhu jõuda tahetakse nendele väikeste mikroserveritega, on
meeletult suur, 2800 serverit per rack, per seadmekapp, noh kujutage ette, see on meeletu kogus. Serverid lähevad siis 4,3 U-sse riiulisse, kus on siis sees ka switchid. Igas serveris on sees ka, kuna siin huvi tekkis nii suur, siis ma just täna otsisin veel veebist ühe pildi siia juurde, et igas serveris on veel sees ka ketas, nii et see tihedus, arvutustihedus, mis selle riiuliga saadakse, on meeletult suur ja see asi muudab maailma. Kui me räägime serveritest laiemalt, siis HP-l on väga lai portfell serverid. Viimane suurem uudis oli generatsioon 8 turule toomine, see toimus siis eelmisel aastal. Ja see ei olnud lihtsalt selline protsessori ja mälu vahetus. Tüüpiliselt, kui tulevad Intelil või konkurendi lahendajal tulevad uued protsessorid, siis sellega vahetub ka serverite generatsioon. Seekord generatsioon 8 on oluliselt uuenduslikum. Mulle avaldas muljet, et selle sama generatsioon 8 turule tulekuga tehti väga suurt eeltööd. No, näiteks tuleb välja, et tehti umbes 100 000 tagasiside küsitlust kliendi kontakti. Ja kogu selle generatsioon 8 väljatöötlusele kulus siis suurusjärgus kuskil $300 miljonit. Et see on uskumatu summa. Võeti 900 patenti, pluss siis tehti 150, isegi rohkem sellest uuendust. Mõnest ma räägin siin detailsemalt ka. Tegelikult võivad olla äärmiselt lihtsad ja tundub, et kuidas miks varem ei ole selle peale tuldud. HP serverite valik. Siin otsast on puudu mikroserver ja võib-olla tagant otsast on puudu, nüüd sama see Moonshot, aga nii räägitavad, kõige müüdavamad. Siit TL380, mis siin kõige esimene on, et see on siin reaalselt ka väljas HP boxis, nii et saab teda füüsiliselt vaadata. Pleedid, mille üle me hästi uhked oleme, tower serverid, ehk siis tornserverid ja nüüd see viimane on siis SL seeria. See on nüüd mõeldud siis teadusarvutusteks ja sellisteks, kuidas ma ütlen, palju arvutusressurssi nõudvateks operatsioonideks, kus võib-olla töökindlus ja sellised garantiitingimused ei ole võrreldavad sellega, mida on näiteks äriklientidel. Ja need võimaldavad ka see hästi suurt arvutustihedust, et 0,5 korralikku Inteli serverit per rack unit on täiesti, valepidi 2 serverit per rack unit on nagu täiesti 4 protsessorit, 4 soketit on täiesti reaalne ja tehtav. Ja nüüd, kui serveritest lähtuti suurte serveri põlvkonna tegemisel, siis kõige tähtsam asi oligi vähendamine serveri maasoleku ajal. Ehk siis nagu me näitasime, et $10 miljonit tunnis, et see on uskumatu raha, et võimalikult vähendada siis seda downtime aega. Kuidas seda saavutati? Sellest me mõne sõnaga räägime. Teine asi on siis vähendada voolutarvet ja siis kokkuhoidu rahas, energia pealt. Üks keskseid asju HP serverites, mis HP serverite eriliseks on ILO haldusprotsessor. Ja kes HP asjadega kursis on, need teavad, et tegelikult see siis võimaldab päris palju, kaasa arvatud seda, et näiteks võtta serveri pilt üle kaughaldusega oma nutitelefonist, võtta ükskõik kust, eks ole, laua tagant, arvuti tagant, ilma et me peaks serveriruumi minema, teha see vajalikku hooldusprotseduure. Samas ILO-protsessor on seotud ka kõikide veaandmete kogumisega, kollektsioneerimisega, ärasaatmisega HP-sse, nii et või partnerile. Et seega see on siis üks
võtmeasi serverites ja kõige uuemates perekondades on siis nii-öelda ILO 4, on siis sõltumata serveri mudelist, on siis kasutusel generatsioon 8 puhul. Nagu siin kirjas, eks analüüsis reaalselt on seal sees umbes 1600 erinevat parameetrit, mida server jälgib. Näiteks ka temperatuuri, kui me eksi, siis oli kuskil 300 või suurusjärk on sinna kanti, kus vaadatakse temperatuuri ja temperatuuri ei vaadata mitte ainult tasapinnaliselt, vaid vaadatakse ka, jälgitakse ka kolmemõõtmeliselt ehk siis ka lisakaardid. Juhul, kui seal midagi juhtub, siis on tegelikult kaitse all, et saab ka nendest siis raportitesse ja logidesse informatsiooni. Üks asi, mida nüüd uute serveri põlvkonnaga tuli, mida leiti, et kui protsessorid ja mälud on käinud toredasti Moore'i seaduse järgi, mida Intel defineeris, siis väga suur vahe on jäänud storage'i poole pöördumisega. Ehk siis tegelikult rakenduste kiirusel pudelikaelaks on pöördumine storage'i poole. Ja seda mitte ainult väljapoole storage'i poole, vaid ka sisemiste ketaste poole. Et sama asjaga tegelikult seisid ka meie head konkurendid kõrvuti ja see ei ole uudne asi. Seda enam, et tegelikult on sissepoole jõudlus storage'i poole on ka suurenenud vajadus selle järgi, kuna on tulnud uued kettad, SSD-d ja nii edasi. Et see on üks oluline asi, mida siis Gen 8 serverites on muudetud ja siis umbes 6 korda on see nii-öelda storage'i poole pöördumine saadud kiiremaks. Siin selle slaidi juures mul eraldi slaidi selle kohta ei ole, aga oluline asi, mida on muudetud, on ka siis võrgukaardid serverites. Ehk siis kui varem oli viimastes generatsioonides oli see, et siis 2 või 4 või mitu võrguporti olid by default kaasas nendel serveritel ja nii oligi, siis uutel serveritel juba emaplaadi peal on koht välise kaardi jaoks, kus te siis saate valida, millist interconnecti teiste seadmetega te soovite saada. Aga sellest siis juba, kui keegi detaile tahab, siis kas siis meiega, HP-ga ühendust võtta või siis siin adepoistega, et saame rääkida nendest asjadest detailselt. No siin on nüüd, ma tõin lihtsalt ühe slaidi välja, nüüd just märtsis tuli uus launch, et tulid välja serveritel 1,2 terased 2,5 tollised kettad, meeletu maht juba. Suured 3,5 tollised kettad on 4 terased täna juba saadaval, nii et see andmete maht, mis serverites on, tegelikult on meeletu suur. Ja ma huvi pärast vaatasin storage'i tulemusi, sõltumata kõigi konkurentidega kokku, siis tegelikult hetkel kõige suurem kasv on olnud maailmas rahaliselt igasugustel NAS-seadmetel. Ja ma osaliselt loen ka siin selle seotuks selle ketaste suurenemisega ja kallinemisega. Mälutehnoloogia, uued mälutehnoloogiad, parem kaitsusaste, parem kiirus. Selle kohta on HP võtnud ka palju patente. On küsitud palju siin küsimustes, mis siis saab, kui need HP Smart Array või Smart Memory kit kasutatakse teistes masinates või pannakse tavaliselt timmid sisse, siis lihtsalt vastus on see, et lihtsalt see ekstra funktsionaalsus ei toimi, küll aga kõik nagu töötab, et tegemist on industry standard serveriga ja võib siin muid mälusid ka kasutada, et ei pea olema just Smart Memory kitid. Ja kui IO-st oli juttu siis, ja sisemisest IO kiirusest, siis neid me oleme Eestis muidugi müünud. Tulemused on head. Ehk siis on siis PCI siinile minevad siis graafikaga siis IO kiirendid. Just tulid märtsis tulid välja 3 terabaidise mahuga siis kiirendid. Ja kui te näete siin vaatate kiirust, siis 935 000 jopsi lugemisel ja 900 000 jopsi, eks ole, kirjutamisel, siis see on uskumatu kiirus tegelikult. Muide, siin tagasi tulles veel selle
mälu poole pöördumise poole või sisemise ketta poole pöördumisele, siis võib-olla ma olen lihtsalt kokku sattunud rohkem selliste projektidega, siis kliendid on väga palju küsinud just sellist suure mäluga serverit, kus Adea näiteks on müünud ka HP serveri, kus on sees, ühest serveris on sees 2 terabaiti mälu, RAM-i. Ja klientidel on väga tihti on kasutusel just selline, nad ütlevad, et kiireteks arvutusteks, kuna ketta poole IO on aeglane, siis nad kasutavad arvutusi RAM-ist. Nii et see on oluline teema. Üks asi, sellest ma käin nüüd lühidalt läbi, ma pikalt ei peatu, aga siis energia kokkuhoid uutel serveritel ja uutel toiteplokkidel, näiteks sama Gen 8 serveri toiteplokk on mul siin laua peal. Näete, siin toiteplokis on juba eraldi kontaktid sees, mis siis võimaldab optimiseerida serverite toidet ja toitekulu juba datacentri vaates, datacentri lõikes, pluss veel on serverid võimaldavad, tegelikult on konsooli pealt võimalik vaadata füüsiliselt, kus see server räkis asub, et seal on ees vastavalt, esipanelil on sellised vastavad kontaktid, mis siis määravad ära räkis selle, kus see füüsiline server asub. Raporteerimine, nagu ma ütlesin, korjatakse kokku 1600 parameetrit erinevat, saadetakse need HP-sse ja mis selle kõige mõte on see, et saada võimalikult kiire lahendus kliendi muredele. Ehk siis hästi kiiresti toimuks reageerimine. HP-l oleks olemas informatsioon selle kohta, milline on konkreetse serveri konfiguratsioon, mis seal sees on, mis selle rikke võib põhjustada. Ja loomulikult siis suund sellele, et juhul kui on vaja sekkuda, et siis see parandus või remont toimuks esimese korraga. Pluss eks ole kõik muu sinna juurde, et jälgida garantii toelepinguid ja sellega seonduvat. Ehk siis tegelikult on võimalik panna need serverid suhtlema HP pilvega, mis siis logib kogu blogisid ja edastab siis vastavalt sellele, kas te siis soovite HP-le või kogute ise seda infot, käite vaatamas seal ja siis vastavalt informeerib siis, et mis on, kas on midagi kriitilist, kas on midagi, mida peaks tegema, aga mis ei ole väga oluline või siis kõik on korras. Kui me rääkisime nendest kliendi poolt tehtud uuendustest või soovitustest, siis mis küsitlustest välja tuli, näiteks 2 väga lihtsat asja on protsessori kinnitamine plaadile, emaplaadile. Tuli välja, et enamus emaplaadi vigades oli seotud sellega, et väga palju vigadest oli seotud sellega, et protsessor pandi valesti peale, painutati plaate liiga palju või siis kuna neid nõelu sellel protsessoril on hästi palju seal peal, siis et neid kiputi ära murdma või ära painutama. Ja siis tehti selline spetsiaalne kronstein protsessori kinnitamiseks. Käib hästi lihtsalt, tahate mingi vaadake, võite protsessorit korduvalt välja võtta ja sisse panna selle serveril, mis meil seal ees on. Idee on pärit tegelikult kassettmakilt, kuidas see mehhanism sisse sõidab, kuidas sealt on saadud see inspiratsiooni. Või siis teine asi näiteks, et ketaste puhul, et ära puutu mind funktsionaalsus, ehk siis kettad, mis on sees juba ja mis parasjagu näiteks mingit raidi arvutavad, kui te selle ketta välja võtate, siis seda jama enam sinna tagasi seda pahandust ei topi. Ja tuli välja, et sellised asju, kus võetakse välja vale ketas, juhtus HP-l, mitte HP-l, aga HP klientidel umbes 3-4 korda nädalas ja sellega tegelikult tehti kahju nii endale, kui ka tehti siis kokkuvõttes kahju ka võib-olla HP reputatsioonile, et asi võis juhtuda, aga siis jah, et toodi nagu välja selline tulukene, et ära mind siis, kõik töötavad kettad on ilusti ära märgistatud. Nüüd kogu selle arhitektuuri, mis seal sees on, mis Proactive Insight, seda ei tee HP üksinda, siin on tihedalt on seotud ka siis koostööpartnerid, keda siis siin näete, Samsung ja edasi, et see ei ole puhtalt ainult HP enda töö. Serverite poole pealt loomulikult ei saa me rääkimata jätta Blade'idest. HP on number 1 Blade'ide tootja müüja maailmas. Ja
ütleme niimoodi, et kõik uuendused, mis tulevad, siis tegelikult esimestena ongi näha Blade'ides. Mul on hea meel, et Eestis ka sedavõrd palju ja toredaid Blade'i kliente meil on. Siin on üks selline partneri analüüs selle kohta, millest siis rääkida. No siin on viimased Blade'i uuendused ka. Kui keegi tahab, siis pärast ma selle presentatsiooni annan, võite seda vaadata. Detailidesse ei lähe, aga miks Blade? No see on tänaseks päevaks selge, et Blade ei ole lihtsalt serverite teine vorm. Blade on ikkagi süsteem, mis töötab tervikuna ja seal on lihtsalt mitte ainult kuju teistsugune, vaid seda tuleb vaadata süsteemina, interconnectid, omavaheline suhtlus ja nii edasi. Üks Virtual Connect, üks Blade süsteemi nii-öelda võtmekomponent. Ehk siis sisuliselt me saame ära määrata, jagada kanalit, mis serveritest välja tuleb, milleks meil seda vaja on ja anda seal prioriteete, näiteks ühele serverile mingi konkreetne rakendus tahab saada kindlat prioriteeti, siis kuidas seda teha, siis seda kõige lihtsamalt teha Virtual Connectiga, pluss veel, eks ole, pärast saab otsustada ära määrata, et mis läheb siis nii-öelda SAN-iga ühendub, mis läheb LAN-iga. Ühesõnaga, et see suurendab seda paindlikkust ja vähendab meeletut komponentide arvu. Ja üks asi veel muidugi Blade'i puhul ja serverite omavahel suhtlemisel, siis tegelikult tänasel päeval on kuskil 50% arvatakse, et on tänasel päeval juba serverite omavaheline suhtlus. Ehk siis tegelikult Blade'i, kuna see interconnect on seal niivõrd kiire, siis suhtlus Blade'ide vahel on tehtud hästi lihtsaks. Uued switchid, detailidesse ei lähe, kes Blade'i kasutavad, räägime lähemalt. Ja neid on näha juba siis Blade'ide jaoks on siin 40 gigabitine Etherneti switch täiesti olemas. Blade'ide puhul siit tuleb see termo ja toite kasutamine eriti hästi välja, kus on see kõige paremini optimiseeritud ühe Blade'i riiuli siseselt, kuidas on uskumatult tore vaadata, või läbi mõelda, kui intelligentselt see asi käib, kuidas toiteplokke võetakse, mittevajalikud võetakse välja, optimiseeritakse töötama nad niimoodi, et voolude arv oleks minimaalne. Samas saab ka HP-vahenditega anda serveritele ette maksimaalselt või kogu riiulile näiteks ette kogu voolutarbe, mida see riiul tohib tarbida. Juhul, kui see ületab seda piiri, siis antakse vastavad korraldused, kas siis võetakse mingite serverite takti alla või vähendatakse voolutarvet, ehk siis kogu see voolutarbe teema on hästi aktuaalne. Ja just hiljuti ma rääkisin ühe kliendiga, hea klient meil, kes ehitab ise nendele pilveteenust või pakub siin väikest pilveteenust. Ta majutab pärast ühes datacentris, siin Eesti datacentris ja ütles, et tema jaoks on, ma küsin, et kas ta kuna alustav ettevõtte raha vähe, et kas kasutatud rauda ei taha sinna panna. Ta ütles, et ei, mitte mingil juhul, et tema jaoks on igal juhul kasulikum võtta uusimini võimalik. See on muidugi kliendi sõnad, kuna ta maksab ampli pealt. Et see, mis ta maksab rack'i uniti eest ja see, mis ta maksab võrgu eest, et see on tühine võrreldes sellega, mis ta maksab toite eest. Loomulikult see on ka arusaadav, seal on mitte ainult toide, vaid seal on ka jahutus ja kõik arvutatakse selle ampli põhiselt. Ma usun, et te teate, millisest datacentris ma räägin, kes niimoodi kliente pillib. Nii et Blade'id on kasvav trend ja Blade'id on asi, mille üle HP uhke on. Storage'i lahendused Blade'ile. Detailidesse minna ei jõua. Tuli nüüd välja uus storage Blade, 12 kettaga, kõik kettad on kuumvahetatavad sees. Loomulikult on siis virtual appliance'id, siis nii-öelda left-handi moodul juurde. Või siis ka tegelikult siinsamas peal saab panna left-handi tarkvara siis käima. Mis left-hand on, see on storage'i sessiooni juba, aga saab teha siis jagatud storage'i väga lihtsalt Blade riiulile. Pluss siis, eks ole,
liidestamine Colmpaariga, mis on siis HP selline esmane storage'i bränd, mida HP esmaselt kliendile pakub. Pilvest täna ei räägi, ütlen nii palju ainult, et pilv on HP's olemas, kellegi pilveteenuseid vaja on, pilve peale mõtleb, lähme detailidesse. Et see on omaette teema. On ilusad, eks ole? Kui täpsem huvi, siis Adeast siis poisid aitavad või siis ka meie poole pöörduda. Mõni sõna storage'ist pikalt väga palju räägi, aga üks uudne asi on Big Data Center või Big Data jaoks tehtud server, mis tuli välja nüüd eelmise aasta lõpus. See on nüüd Prolianti nimega, aga siis jällegi 4,3 uud. Võite küsida pärast, miks 4,3 uud, aga 4,3 uud. Ja siis see läheb sinna 60 kettast. Kui me paneme sinna 4-terased kettad sinna, siis arvutame välja, et saame tegelikult kasutatavat või ütleme roopinda saame 240 terabaiti selle ühe serveri kohta. Pluss veel, eks ole, kaks kettast siia. Need on siis serveri enda kett puutimiseks või opsüsteemi jaoks. Et selline server on täiesti olemas, siis olen oma käega ka katsunud sellist või näinud, aga ma arvasin, et ta läheb hirmus kuumaks, peab tegelikult täiesti tavaline leig ja kettad olid töös ilusti ja mingit probleemi. Kaalub, kõik kettad sees kaalub suurusjärgus 100 kilo. Nii et, aga kusjuures ühes disainilahenduses ma nägin veel, et meil arhitektid panite kõige ülemiseks riiulisse, mõtlesin, et ohoh, 100 kilone asi panna sinna kõige üles, et see tundnud loogiline, aga see selleks. Ja see server on saadaval 3 versioonis, ehk siis üks server 60 kettaga, ütleme selle pinnakettaga, 2 serverit 25 kettaga või siis 3 serverit siis 15 kettaga. Vastavalt ta siis ta jaguneb, eks ole, siis kas 2 või 3. Et see, mis siin pildi peal on praegu, on üks server. HP Storage'i platvorm või Storage'i pakkumine ei ole olnud kunagi nii hea, kui ta on praegu. Et nii laia valikut ja nii head valikut meil pole ammu olnud. Ma olen tõeliselt uhke sellele. Siin on nüüd kõik asjad vanade nimedega. Ma jätsin meelega sisse, sest et nende järgi neid tuntakse. Kõik asjad on alles. Muutusid ära küll nimed. Siis siin Store Serv on siis need klassikalised massiivid. Store All on siis varundus. Siis on olemas Store Virtual on siis see left-handi lahendus. Nii et nimed muutusid, aga see kogu portfell on meil alles. Küll aga suund tegelikult on sellele, et HP Storage'i klassikalises mõistes, massiivide mõistes on Colmpaarile. Colmpaar, ja siin on ka näha ka hinnad, konkurendid värisege, siis tegelikult see selle hinnaga ikkagi veel täissüsteemi ei ole võimalik saada. Kui on soov madalama otsa kohta, siis siin tegelikult on veel madalamas otsas teised mudelid, lihtsamad, näiteks P2000, millest ka uus versioon on nüüd suve alguses tulemas. Aga põhiline on Colmpaar, mis siis kasvab, eks ole, alates väiksest süsteemist kuni päris suurte enterprise süsteemideni välja. On siis 2 kontrolleriga kui siis ka 4 kontrolleriga versioonid, mis omavahel kõik kontrollerid suhtlevad, nii et tegelikult high-end storage on tegelikult saadaval täiesti mid-range hinnaklassis ja mul on hea meel, et Adea on neid juba, ma vaatasin raporteid, on müünud neid juba tegelikult kümnetes. Nii et ja see on nüüd HP poolt hetkel ta on ka kõige kasvam, Storage'i poole pealt kõige kasvavam toode müügi mõttes. Me lähe siin detailidesse, meil ei ole selleks praegu aega. Varunduslahendused, ehk siis Store Once, alates väikestest süsteemidest kuni päris suurte teenuste pakkujateni välja, kes siis kettalt kettale varundust siis soovivad ja kasutavad. Ja mida ma tahtsin öelda oma presentatsioonis, et ei ole ka veel lindirobotid kadunud. Eelmise aasta lõpus me müüsime veel päris palju, enne LTO 6 tulekut, müüsime veel päris palju LTO 5 roboteid. Et tegelikult nõudlus lindirobotite järgi on meil täiesti olemas.
lint ei ole surnud, lint ei ole kadunud. Kui me vaatame roadmap'e, siis praegu, eks ole, tuli välja nüüd LTO 6, LTO 7, LTO 8 ei ole küll standardid veel lõpuni avalikustatud, aga roadmap'ini olemas, mahud on teada. Ja noh, kui me võtame LTO 6 näiteks, siis põhimõtteliselt, kui ma õigesti arvutan, siis native pinnana kõige müüdav robot, mis meil on see hetkel, noh väiksemad ka, aga on siis selline, kuhu läheb sisse 96 linti, kuni 4 drive'i, 96 linti, mida saab stackida teistega. Sisuliselt nendele saab raw pinda tänasel päeval 600 terabaiti ühte, stackitavana veel 300 juurde, 900 terabaiti raw pinda ilma kompressimata. See on nagu uskumatu maht, mida saab panna tänasel päeval lintidesse. Ja läinud on ka kiirused nii suureks, et tegelikult see taastekiirus lindilt ei ole tihti enam pudelikaelaks või ka kirjutamisel, et ei ole, üks klient kurtis, et ta ei suuda andmeid ette anda nii kiiresti, kui see LTO 5 drive'itel vastu võtta. Siin on küll öeldud jah, et võid seda soovitada ka arhiveerimiseks. Kuskilt slaidist, kes läbi, et arhiveerimiseks. Happe tegelikult arhiveerimiseks ei luba kasutada, päris arhiivides ei luba kasutada linti. Kuigi siin on olemas see LTFS on tasuta tarkvara, mis kontrollib see lintide seisu ja kerib need aegalt läbi, siis tegelikult arhiivides nõuab HP, et üks koopia peaks olema liikuval meedial või pöörlevatel ketestel. Väga lihtsal põhjusel ketta puhul me teame, et kui ketas katki läheb, tuleb see ketas ära vahetada, ta on raideriga kaitstud, ei juhtu midagi. Kui lindi puhul andmed häirivad, siis tegelikult sellist online teadet kohe niimoodi ei tule. Noh, mis ta mul siis? Store virtual. Siin on nüüd näha siis see IP-põhine SAN või siis left-hand'i lahendus, tuntakse rohkem selle all. Selle koha pealt on üks huvitav asi, on see Virtual Storage Appliance, müügiplaane muidugi sellega täis ei tee, ta on kahjuks sedavõrd odav, aga sisuliselt on see, et kui ta on olemas mingisugune olemasolev kettakast, kus on siis sees meil on ka võrguühendus olemas, siis saab sinna peale panna selle happe left-hand'i softi, left-hand'i operatsioonisüsteemi, kus siis ja saab teha selle olemasoleva kettakasti endale SAN-iks. Koos täisfunktsionaalsusega, snapshotid, kloonid, replikad, kõik nii, et selles osas väga huvitav toode. On ka trialid olemas veebis, et võtke ja proovige ja vaadake. Kui on tahate tutvustust, küsige meilt või küsige partneritelt, küsige Adealt, teeme näitama, kuidas asjad toimivad. Ja tegelikult neid komplekteerituna, valmis komplekteerituna on Eestiski tehtud päris suuri storage'i lahendusi. Siin on sama põhimõte, nagu siin Exadata inimene ütles, et ehk siis iga kord, kui sa liidad ketta mahtu, siis sa liidad ka täiendavalt protsessoreid ja paned lisad sinna servereid, muud ressurssi juurde. Et see on selle storage'i tüübi selline, kuidas ma ütlen, eripära või omadus. Nii, ja aeg on meil vähe jäänud, aga võrgumaailmast. Võrgumaailmast ma räägin muutus järjekordselt nimetused. HP ostis ära, on ostunud ära päris mitmeid võrgufirmasid, sealhulgas näiteks tuntumatest võib-olla on Qualcomm. Ja sellega seoses on ka, kuna portfellid on liidetud, selline termin nagu see Procurve switchid, eks ole, mida kõik siin teadsid. Procurve nime enam ei eksisteeri tänasel päeval, on lihtsalt HP switchid. Ja need jagatakse ära siis ka erinevatel sõltuvalt rakendusalast, kas siis Flex Fabric, mis on siis data centri poole peal, on ta siis Flex Campus, mis on siis juurdepääsu võrgud või siis ka siis Flex Branch, mis on siis mõeldud selliste allasutuste või siis filiaalide jaoks. Wi-Fi, boxid, ruuterid, need jäävad siia alla ja kui täna ma räägin mõne sõnaga, räägin ainult sellest, kuna aega on vähe, siis ma räägin sellest Flex Fabricust ehk siis data centri poole peale jäävast ja siin on
HP-l üks core switch nimega 5900, üks slaid ja paar slaidi ma sellest näitan, mis siis seda segmenti põhiliselt katab. No siin ma ennem ütlesin, et serverite vahel on 50%, siin on see slaid hoopis 80%, on liiklusest on serverite vahel, et siis tegelikult top of the rack switchid on tulevad. Üks asi veel HP poole pealt, switchide poole pealt. Tüüpiliselt erinevatel tootjatel on switchindus on üldse või võrgundus on selline teema, kus on hästi palju igasuguseid kolmetähelisi lühendeid, kus on hästi palju standardeid, kus on hästi palju protokolle ja enamasti erifunktsionaalsused on litsenseeritud. Ja need litsenseerimised on hästi keerukad. Et HP puhul on see tehtud hästi lihtsaks. Pole litsentse. Ehk siis kogu funktsionaalsus, mis tuleb, tüüpiliselt on kohe kaasas. Et nagu ma siin ütlesime sisemiselt, et need hanked, kus küsitakse ühte või teise funktsionaalsuse lisamist või lisamise võimalust, siis meie jaoks on need mitte väga head, kuna meie puhul klient saab need funktsionaalsuse kohe tasuta kaasa koos seadmega. LAN-i switchid, sellest pikalt ei räägi. Siin on üks huvitav trend on siis energy efficient Ethernet, ehk siis idee selles, et kui muidu port tarbib vooluga siis, kui ta on niipea, kui ta on sisse lülitatud, uute standardite puhul, siis tarbitakse, või ühesõnaga tarbib voolu siis, kui seal ikkagi on peal liiklus. Ja top of the rack, see on siis see perekond, mille üle me väga hästi uhked oleme, mida me kõige rohkem müüme, kaasatud ADE kaudu, kus siis on nii serveri ühendamiseks nii gigabitised, 10 gigabitised, kui ka siis 10 gigabitised kahesugused, 2 meetrit üle, sellest ma räägin. Ja mis on siis mõeldud selliseks, et saab panna siis switchi nii räkkini ühte kui teistpidi, ehk siis õhku saab suunata nii ühte kui teistpidi selle switchi sees. 10G SFP-dega või ütleme, switchid on tavalised, nad kõik on stackitavad omavahel kokku, pandavad kuni 4 switchi kokku, teha nendest virtuaalne üks switch. See on lihtne, kõik on IPv6, standardid toetavad tänaseks päevaks juba. Uudne asi, vabandan, ajal hakkab ära minema. Uudne asi, mis on kuidas ühendada, aga on see, et on see sama 10 gigabit switch, aga ta on klassikaliste 10 GPT portidega, ehk siis tavalised pordid ja seal saab kasutada tavalisi CAT6 kaableid. Siin on näha, mis need vahemaad nende ühendamiseks on. Aga et on tehtud ka selline switch, kus on mitte lihtsalt SFP-dega, vaid saab kasutada siis tavalisi kaableid ja selle pealt siis raha kokku hoida. Ja viimane, mida ma näitan, on ka üks uus switch, mis tuli eelmise aasta lõpus, kui ma ei eksi, suurusjärk. Ja see on nüüd mõeldud ka sellest 5009 seerias samamoodi stackitav ja tema nüüd on mõeldud siis ta on suure puhvriga. Ehk siis ta on mõeldud, ta on nagu terminid ütlevad ice-käsi optimized. Ehk siis ta on tehtud ice-käsi jaoks. Aga kui on täpsemaid küsimusi, detaile, siis pöörduge minu poole, pöörduge ADE poole, pöörduge partnerite poole ja räägime asjadest lähemalt.